Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarashenko ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänase saade teemadeks meil on jaemüük Ameerikas. Eelmine nädal Federal Reserve otsustas intressimäära üle. Vaatame seda. Siis ettevaatavad indikaatorid andsid meile uuesti majanduslanguse signaali, et vaatame ka seda. Siis räägime natukene nii väikestest kui ka suurtest aktsiatest, ehk täna teemadeks on nii penny stocks kui ka big tech, aga ka big tech sellise nagu elektritarbimise vaatenurgast. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi blokis näitan teile, mis huvitavad kauplemisid mul on selleks nädalaks. Et meil on muidugi esmaspäev, teisipäev siin riigipüha Ameerikas, seda ei ole ehk kauplejatel on täis selline nagu kauplemisnädal ja seetõttu ma mõtlesin, et teeks esmaspäeval ikkagi sellist nagu videot. Ja nagu ikka, et kui see video teile meeldib, siis ärge unustage ka laiki panna, et see aitab mulle tagasisidet anda ja samad aitab ka YouTube'i algoritmidele rohkem seda videot teistele ka soovitada. Võib-olla keegi veel ei tea, et ma teen sellised nagu huvitavad aktsiaturu ülevaadet, nii et igal juhul olen teile tänulik likeide ja kommentaaride eest. Ja enne veel, kui me alustame, et siis info veel neile, kes on liitunud tasulise kanaliga, et see nädal meil toimuvad striimid siis kolmapäeval ja reedel, et mõlemadel päevadel kell 8 õhtul. Ja kui teid ka huvitab selline nagu kauplemine, tahtsite rohkem saada update'e minu käest, et kuidas ma turu näen, mida ma kauplen nädala sees, et võite ka liituda tasulise YouTube'i kanaliga. Mul on mõned striimid siin ka avalikuks tehtud, et võite need järgi vaadata, et siis aru saada, mis seal toimub. Ja ka hiljuti me tegime ühe huvitava sellise nagu ühe striimi kauplejaga Markus Tamm, et meil ka selline nagu huvitav arutelu tuli välja ja seda striimi ma ka tegin avalikuks, et kui te pole seda veel näinud, siis väga soovitan vaadata, et kuidas kaks kauplejad siis omavahel arutavad ja mis on nagu nende erinevused ja sarnasused. Et rääkisime enamasti siis sellest. Okei, alustame siis selliste nagu üldiste teemadega, et siin on minu selline nagu turu arusaamise või turu lähenemise tabel, et rohkem sellest, et ma olen rääkinud oma 9. detsembri videos. Kui te pole veel seda vaadanud, siis sealt saate detailsema kirjelduse selle tabeli kohta. Ja me alustame nagu ikka selliste üldiste teemadega. Ja alguses vaatame, mis meil oli olulist majandusuudistest eelmine nädal. Et eelmine nädal meil tulid Ameerikas jaemüügi andmed. Need kusjuures tulid veidi halvemad, kui analüütikud ootasid. Vaatame täna ka graafikutega, kuidas see välja näeb. Ja siis muidugi kolmapäeval kõik ootasid, et mis Federal Reserve otsustab oma intressimääraga. Ootus oli, et ta jääb samal tasemel, noh, siin mingit üllatust ei tulnud, et intressimäär jäigi samal tasemel. Ja vaatame täpsemini ka seda üle täna. Ja viimane oluline oli siis leading indicators, mis vastas ootustele, aga uuesti andis meile sellise nagu majanduslanguse signaali. Alustame jaemüügi andmetest. Siin on mõned graafikud, mis aitavad meil paremini aru saada, mis jaemüügiga siis toimub. Esimene graafik näitab meil siis jaemüügi muutust võrreldes eelmise kuuga, et me näeme, et siin oli meil langus 0,9%, aga ja, kui me vaatame alugu, siis me näeme, et see ongi tegelikult siin kukkuv kuust kuusse, et üks kuu on siis nagu nõrgem, järgmine kuu on tugevam, et seega selline nagu nõrgem või selline nagu jäämüügi vähenemine võrreldes eelmise kuuga ei ole midagi sellist nagu ebatavalist. Ja rohkem vaadatakse ikkagi sellist nagu aastast muutust, year on year, kuidas on võrreldes eelmise aastaga. No siin me näeme väikest aeglustumist, et oli siin kuskil 5% juures ja nüüd on rohkem siia 3,5% juurde liikunud. Samas on endiselt umbes sama tase, nagu ta on juba alates aastast 2023.
et alguses 2021-2022 muidugi olid seal suuremad muutused, noh, see tuli just seetõttu, et koroona ajal jäimüük järsult kukkus, siis järsult taastus. See baas, millest muutus oli mõõdetud, oli nagu väga madal ja sellest tuli selline nagu suuremastane muutus, aga jah, nüüd me näeme stabiliseerus kuskil siin keskmiselt 3% juures. Ja kui vaadata siis võrdlust eelmiste aastatega, siis ka siin tegelikult näha, et midagi hullu Ameerikas jaemüügiga ei ole, et seal kõik ilusti, et siin on välja toodud erinevad aastad 2023, 2024 ja siis praegune 2025. Me näeme, et tegelikult jaemüük iga aasta suureneb, et see aasta jällegi kõrgemal tasemel. Noh, muidugi siin oma rolli mängib ka inflatsioon, et see ei tähenda, et kaupasid rohkem müüakse. Et see ei ole siis nagu nii-öelda dollarites ei ole inflatsiooniga korrigeeritud, aga ikka me näeme, et see kasvab. Me näeme siin väga head sesoonsust, et kuidas siin nagu novembris-detsembris jaemüük järsult kasvab ja siis toimub selline nagu kukkumine jaanuaris ja eriti veebruaris. Aga jah, hetkel siis jaemüügiga me näeme, et tegelikult see on Ameerikas suht kõik okei. Intressimäära otsus Föderaalreservi poolt, et intressimäär jäi samal tasemel, me näeme, et siin juba üsna pikalt, et alguses nad enne presidendivalimisi langetasid intressimäära ja siis, kui valiti presidenti, mis noh, nagu räägitakse, et Jerome Powell rohkem talle meeldivad need demokraadid, et siis Trump talle ei meeldi ja siis nad enam intressimäära ei langeta, et hoiavad seda nagu kõrgel tasemel, majandus ei näitaks mingit head kasvu, mida Trump võiks nagu endale nii-öelda enda võitude hulga nagu kirjutada ja sellega nagu uhkustada. Noh, ma ei tea, kas seal on poliitiline mäng, aga noh, vähemalt praegu Federal Reserve selgitab sellist nagu intressimäära hoidmist kõrgemal tasemel sellega, et ikkagi neil on ebakindlus tariifide tõttu, et kas inflatsioon võib ikkagi veel tulla, kuigi ta pole veel tulnud, nagu lubati, et ühesõnaga nad on rohkem ettevaatlikud, ütlesid jällegi sama asja, mis nagu varem, et ootame, vaatame, ootame veel mingit inflatsiooni tõusu ja siis igaks juhuks hoiame praegu kõrgel tasemel. Ja kui palju siis langetatakse üldse see aasta, et siis peale seda presskonverentsi, mis oli ka Jerome Powelli poolt peale intressimäära otsust, me näeme, et siin tegelikult oodatakse, et aasta lõpuni ikkagi toimub selle intressimäära langetamine, aga kõigest 0,5%, et kui siin vaadata sellist nagu prognoosi, et siis ongi hetkel 0,5 ja siis 3,5 tuleb siis aasta lõpuks ja siis edasi vaikselt ikkagi hakkab langetama 26, 27, aga endiselt jääb väga kõrgel tasemel see intressimäär hetkeprognooside järgi. Nii et vaatame, kuidas see hakkab arenema. Muidugi, kui tuleb majanduskriis, siis intressimäära väga järsult langetatakse, et siin me näeme need halalad, siin on välja toodud, need on majanduslangust peale Tecmuli 2001, 2003 ja siis 2007, 2009 ülemaailmne finantskriis. Me näeme, et siis kui on majanduslangus, siis tegelikult intressimäära langetatakse väga järsult, nii et kui siin tuleb järjekordne, siis intressimäär võib langeda palju kiiremini, kui hetkel prognoositakse. Ja kas majanduslangus ikka tuleb, et me oleme sellest palju rääkinud, et näiteks ettevaatavad indikaatorid juba ammu halvenevad, et siin me näeme vasakpoolsel graafikul, sinine joon on ettevaatavad indikaatorid, tumejoon on nii-öelda nagu järelevaatavad indikaatorid, et see, mis nagu reaalselt toimunud eelmine kuu ja raporteeritud ja sinine joon näitab meil seda, et mida oodatakse. Et tuleb, et me näeme, ootused on alates 2021 kogu aeg nagu halvenenud, samas reaalne statistika iga näitab sellist nagu paranemist, ehk suht suured käärid juba nende vahel tekkinud. Ja mais endiselt siin see indikaator jätkas tegelikult langust. Noh, varem selliste nagu suurte langusega ikkagi olid sellised jällegi majanduslangused. Nüüd seda pole veel tulnud. Ja kui vaadata siis selle ettevaatava indikaatori kuuekuist muutust, siis siin on välja toodud selline tase, et kui ta
kuuekuine muutus on -5% või suurem, siis tegelikult siin tekib ka selline nagu majanduslanguse signaal, see punasega märgitud ja siis me näeme, et tegelikult kui nad eelmised korrad ta on tekkinud, siis meil olidki majanduslangused, isegi siin koroona ajal. Ja nüüd meil see signaal juba tekkis 2022, siis korraks lülitas ennast välja, siis lülitas uuesti sisse 2024, siis korraks jällegi siin olukord paranes, aga nüüd me saime uuesti selle signaali nii-öelda sisse lülitatud, et noh, kui siin juba nii palju suitsu tuleb, üks, kaks, kolm korda, eks siis hakkab põlema ka ilmselt, et või toimub midagi sellist erakorralist ja siis siit hakkabki paranemine järsult ja äh, majanduslangust ei tulegi. Eks me seda saame teada varsti ka, aga hetkel siis selline pilt jah, et majanduslangust ettevaatavad indikaatorid ikkagi ennustavad hetkel. Lähme edasi ja vaatame natukene sellist võlakirjafondi, et siin on ka huvitavad arengud toimunud. Ma nägin sellist graafikut, et eelmises saates me rääkisime ETF-idest. Ja siis ma nägin sellist graafikut, mis pakkus mulle ka väga palju huvi ja sellist nagu küsimust ka samal ajal. Et siin meil on välja toodud, kui palju võlakirjasid on siis pankadel ja kui palju võlakirjad on ETF-idel. Ehk põhimõtteliselt ETF-id ei ole ainult sellised fondid, mis hoiavad aktsiad, võivad olla ka näiteks metallide ETF-id, siis näiteks võlakirjade ETF-id ja mis iganes võib olla nende ETF-fondide sees tegelikult. Ja võlakirjade ETF-id hakkasid ka, me näeme siin populaarsust saama kuskil peale finantskriisi 2007-2008. Ja mis on huvitav, et siis nende arenguga, et kui võlakirjade ETF-id ja siin on just välja toodud Ameerika selliste nagu korporatsioonide võlakirjad ja nad siin nagu kasvasid, nende maht, siis samal ajal, kust võlakirjad nagu liikusid, et me näeme, et siis nagu pankade võlakirjade holdingud siin sel ajal nagu vähenesid. ehk siin alguses selgelt oli see, et võlakirjad liikusid pankade bilanssidelt ETF-idesse, aga kuskil alates 2020, no peale koroonat, siis me näeme, et siis mõlemad jätkasid kasvu, et siis võlakirjade turg ikkagi kasvab. Toimus väike selline nagu muutus, et peale pankasid hakkasid võlakirjad ostma ka ETF-id ja investorid said seda ETF-ide kaudu ja nüüd põhimõtteliselt siis mõlemad, nii pangad kui ka ETF-id jätkuvalt siis saavad osa nendest võlakirjadest. et siin on, me näeme, et pankadel on juba kuskil 1 triljoni juures ja ETF-ides on isegi hetkel rohkem, et 1,1 triljon. Ja siis ma nägin ka teist graafikut, mis tegelikult ka ühelt poolt natukene viitab meil selle, et olukord majandus ei ole kõige parem ja võib-olla viitab halvenemisele. Samas ta näitab meile, et võlakirjad selle pärast muret ei tunne. Et siin meil graafikul musta joonena välja toodud siis bankruptcy feelings ehk põhimõtteliselt kui palju antakse selliseid nagu pankroti avaldusi. Et kui firma läheb halvasti, siis noh, esimene samm, et enne kui firma päriselt pankrotti läheb, siis kõigepealt antakse esitatakse need pankrotiavaldused. ja me näeme, et siis on olemas huvitav seos, et nende pankroti avaldustele ja siis niinimetatud nagu high yield credit spreads, et need on siis rämpsvõlakirjade spreedid võrreldes siis normaalsete võlakirjadega. Noh, tavaliselt kui olukord majandus halveneb, siis selliste nagu kvaliteetsete võlakirjade hinnad võib-olla ka langevad veidi, ehk nende tootlused tõusevad, aga rämpsvõlakirjade tootlused tõusevad veelgi rohkem, ehk siis nende vaheline spreed muutub suuremaks. Kui olukord on majandus normaalne, siis tavaliselt nende spreed on nagu väike. Ja siin me näeme, mis on hetkel toimus, et tegelikult see spreed on siin üleväike, sõltumata sellest, et pankrotiavalduste arv on siin kasvutrendis. Varem, kui see on juhtunud, et näiteks me näeme siin 2007, 2008,
pankrottide avalduste arv kasvas, siis ka spreedid kasvasid. noh, muidugi seal rohkem tõenäoliselt pankrotti minna just firmal, kellel on sellised nagu rämpsvõlakirjad ja rämpsvõlakirjad neil on seetõttu, et neil on madal krediitreiting ehk need on sellised nõrgemad ettevõtted ja neil on seetõttu lihtsam nagu pankrotistuda. Ja siis, kui selliste nagu majandusolukord hakkab stabiliseeruma, siis nii pankrotiavalduste arv kui ka selline nagu spreed läheb nagu normaalsemaks ja siin koroona ajal oli ka sarnane olukord. aga nüüd me näeme jah, et siis pankrotiavalduste arv suureneb, samas spreedid ei suurene, et ja siis mul tekkis selline nagu küsimus, et kas see võibki olla ka seotud sellega, et tegelikult kui pangad võib-olla ostsid varem rohkem selliseid nagu võlakirju, siis ikka nad teevad rohkem sellist nagu analüüsi, et mis võlakirju nad ostavad, mis hinnaga ja siis noh, kui näevad, et majandusolukord on nagu halveneb, et selliste nagu pankrotistamiste arv on nagu suurenemas, ehk siis nad rämpsvõlakirjad ei osta päris kõrge hinnaga, et ilmselt suure discountiga pigem vaatavad. aga ETF-idega võib olla see, et esiteks ETF-ides sees võib olla ka sellised nagu mix'id, et seal on nii kvaliteetsed kui ka ebakvaliteetsed ja investorid ostavad läbi ETF-i kõik korraga, teiselt poolt võib-olla investorid ei vaatagi, mis on ETF-i sees, lihtsalt võlakirjade ETF, hea tootlusega, okei, sobib, ostan. ja siis võib-olla sellega saigi meil siin natukene see ka spread nihutatud, ehk põhimõtteliselt kuna ETF-ide poolt on suur nõudlus nende võlakirjade tõttu, siis nende hinnad nagu väga palju ei erinegi ka siis kvaliteetsetest võlakirjadest. no muidugi, kui hakkab finantskriis, siis ma pakun, et ilmselt siin ikkagi selline müük rämpsvõlakirjades ka toimub ja siis võib-olla lihtsalt selline nagu tõus tuleb järsk. et kuna see gap on siin juba olemas, siis suhteliselt rämpsvõlakirjad võivad kukkuda ja sellega nende tootlused tõusta. nii et jah, huvitavad sellised graafikud, mis tekitavad sellised nagu huvitavad küsimused ja mõtted. nii, lähme edasi veel. üks graafik, mis näitab meil tegelikult, et turul on hetkel kõik on väga hästi ja palju sellist nagu spekulatiivset kostisosa, nagu võib öelda, kui turg piisavalt kaua tõuseb, kõik juba saavad aru, et seal on tõusev trend, siis seal hakatakse otsima ka palju riskantsemaid selliseid nagu teenimisvõimalusi. noh, üks võib-olla ongi needsamad rämpsvõlakirjad, mis me näeme hetkel on ikkagi suure nõudlusega ja nende tootlused ei vasta selle nagu pankroti avalduste suurenemistele. ja teine asi, mis tihti juhtub, kui me oleme selles nagu mullistamise faasis, ja investorid hakkavad väga palju kauplema sellise nagu aktsiatega, mis nimetatakse nagu penny stocks ehk sellised aktsiad, mille hind on alla dollarist väiksem, et tavaliselt need on siis sellised firmad, mis kaubeldatakse siis ka OTC börsil, kus on nagu vähem regulatsiooni, seal on rohkem sellist nagu manipuleerimist ja aktsiate hinnad on seal tavaliselt mingi 1 sent, 20 senti või midagi sellist, ehk neid on väga lihtne nagu liigutada, kuna seal on väiksem likviidsus. aga noh, need on kõik sellised nagu riskid. aga investorid ilmselt nagu ei vaata riske, nad vaatavad, palju tootlust võib saada ja need penistokid võivadki liikuda 100% päevas vabalt. noh, see võib olla sinu kasuks ja ka sinu kahjuks muidugi, aga no jällegi, et retail investorid kõige rohkem vaatavad, mis tootlus on, et nad riskile tihti ei pöördugi tähelepanu. ja siin me näeme, kuidas on muutunud nende penistokide kauplemine, tegelikult siin on huvitav, et 12. juunil meil see penistokide käibe ulatus peaaegu pooleni kogu käibest, mis turul on. et see on siin olnud kogu aeg siin kasvutrendis, siin on meil välja toodud nii börsil kaubeldatud kui ka nii-öelda off-exchange. see ongi vist need samad OTC. ja siin me näeme jah, et tegelikult siin oli saavutatud pikk, enne seda oli siin meil eelmine aasta, kusjuures juuni 2024 ja on siin selgelt tõusvas trendis ehk aina rohkem huvi ja investoritel kaubelda selliseid nagu vähe likviidsed riskantsed aktsiad. ja
mis on veel huvitav, et kuidas on aru saada, et rohkem selliseid asju kaubeldatakse just jaeinvestorid, vähem kogenud investorid. et Aleksander Elder oma raamatus ka kirjutanud, et turu avanevad amatöörid ja sulgevad nii-öelda professionaalid ehk peale turu avanemist kõige rohkem kauplevad sellised nagu amatöörid, kes lugesid võib-olla uudist ja siis enne turu avamist juba tahavad nagu kiiresti siseneda, eriti esmaspäeval. Ja siis tegelikult olulisem on see, kuidas turg sulgeb, et mis on see sulgemishind, sest seal tegelikult domineerivad kõige rohkem professionaalid. Ja kui me näeme, et millal see käive ilmub, siis umbes pool selliste nagu pennystockide käibest ilmubki just siin pre-open ja turu avanemisel ehk põhimõtteliselt ongi siis, kui amatöörid on kõige aktiivsemad ja siin me näeme, tulevad professionaalid ka mängu, aga nende osakaal on siin isegi pennistockides üsna väike. Ja läbi päeva siin tegelikult likviidsus on suht nigel tavaliselt nendes aktsiates. Kui seal just parasjagu mingit pampi mingis konkreetses aktsias ei ole. Ja ma huvi pärast vaatasin, ma muidu selliseid nagu aktsiaid üldse ei vaata. Ma lihtsalt panin Google'is, et mis on hetkel kõige populaarsemad pennystockid. Ja ilmselt, noh, kuidas neid valitakse, et vaadatakse ühelt poolt ka sellist nagu nime, et tavaliselt, kui sa vaatad neid pennistocki, siis neil on väga uhked nimed, et siin on näiteks Cyberlux, et küberturvalisus on oluline teema ehk selline nagu cyber ja veel lux, et kaks sõnad kokku, et siis tundub olevat päris huvitav võib-olla mõni investori jaoks. Ja kuidas nad liiguvad, et noh, siin me näeme just viimastel päevadel, et see aktsia kauples siin see on kusjuures 0,03, et see tähendab, et see on kolmandik sendist, ehk seal on nagu väga väikesed hinnad ja siis ta tõusis 1,2 sendini ehk põhimõtteliselt noh, kui me võtame, nad tulid ära siit, et rohkem oleks aru saada, 32 ja siis 129 ehk põhimõtteliselt nagu neljakordistus see hind 2 päevaga ja nüüd me näeme tegelikult, miks nagu jaeinvestorid tahavadki selliseid nagu aktsiaid kaubelda, et siin saabki justkui raha neljakordistada, noh muidugi sama kiiresti ta võib siin ka kukkuda, et 2-3 päevaga võib pool väärtusest kaotada või isegi rohkem. Ja muidugi, kui sellised nagu suuremad liikumised tekivad, siis nendes aktsiates tavaliselt tekib käibed, aga suht tihti nad kauplevad nagu siin me näeme, et tegelikult siin käibed väga palju ei ole ja hind võib ka päeva sees kõikuda, et siin 0012 kuni 0024 ehk põhimõtteliselt selline nagu 100%-line tõus edasi-tagasi liikumine, et suht normaalne, kuna ei ole käibed ja hind on nagu väga madal. Ja siin on veel üks näide, et noh, see on täitsa pennystock olnud täitsa algusest, selline mingi väike firma, mis nüüd hakkab natukene rohkem siin likviidsust ja populaarsust saama, aga mõned firmad ei ole algusest pennystockid, et võib-olla see näiteks Dragonfly Energy Holdings tuli börsile nagu tavaline IPO, aga lihtsalt peale IPO-d tal hind kogu aeg on langenud, langenud, langenud ja nüüd on langenud isegi dollarist, me näeme madalamale ja jõudnud siin lausa 20 sendini. Ja noh, miks selliseid kukkuvaid aktsiaid ostetakse, siis noh, mingi hetk, kui sa õigesti ostad seda 20 sendiga, siis järgmine päev võid müüa 40 sendiga, jälle selline nagu 100%-line tõus ühe päevaga. Ja see ongi see, mis tegelikult siis jaeinvestorid siia meelitab. Aga noh, kui vaadata pikka pilti, pikaajalisemat pilti, siis me näeme, et aktsia on ikkagi suures langustrendis ja ilmselt peale seda põrget, et siis ta jätkab oma langust edasi. Ja kuna turul hetkel selline nagu noh, võib öelda eufooriline lausa seis, et palju kaubeldatakse neid penestocki, rämpsvõlakirjad on nõudluses, turud oma tippude juures, sõltumata kogu sellest nagu geopoliitilisest ka muredest, mis maailmas toimumas. Et siin on, ma nägin sellist graafikut, mis võrdleb meil S&P 500 alates 2023 kuni tänase päevani ja selle tekkmuliga, mis meil oli 90-ndatest, et siin on 95 kuni 99 välja toodud. Ja me näeme, et tegelikult suht huvitav, et alates 2023, ehk siis selline oli 95, esimesed aastad nad liikusid no väga sarnaselt, et siin on nagu väga hea korrelatsioon isegi nendes, selle suure korrektsiooniga, mis siin oli.
ja nüüd põhimõtteliselt meil indeks ka jätkab tõusu ja kui meil juhtub midagi sarnast nagu 95, 99, siis tegelikult me näeme, et siin indeksil on veel tõusuruumi küll. nii et väga huvitav selline graafik, noh muidugi need tekivad päris palju ja kuskil 99% juhtumitest nad ikkagi ei lähe kokku, et lihtsalt leitakse mingis ajaloos sarnane vahemik, aga noh, lihtsalt selline nagu huvitav asi, mida jälgida ka, et võib-olla seekord tulebki midagi sarnast, et kunagi ei tea, turg alati suudab üllatada. Millest siis sõltub selline nagu aktsia tootlus või aktsia hinna tootlus, indeksi tootlus, et siin on tehtud väike selline nagu uuring, noh muidugi selle tulemused oli juba teada. et põhimõtteliselt siin on kokkuvõte on see, et viimastel aastatel quantitative easing ehk selline nagu raha printimine on mõjutanud aktsiahindasid või SMP 500 hinda rohkem kui reaalselt sellised nagu kasumi muutused. muidu aktsia hind väga palju sõltub, kui palju firma teenib käivet ja kasumit, et see on põhimõtteliselt selline nagu baas, fundamentaalne firma väärtus. ja me näeme, et siin on välja toodud erinevate perioodide jooksul, et siin on 97, 2009, siis on 2010, 2021 ja siis 2022 kuni 2025. ja siin on vaadatud, kui palju on siis oli seos SMP 500 hinnamuutusest võrreldes sellega, et kui palju on muutunud kasumi ootused, et põhimõtteliselt sellisest nagu äh, kui palju üldse sellist nagu kasumi ootuse muutusest sõltus. ja me näeme, et varem, 97, 2009, tegelikult 48% aktsia või SMP 500 muutusest sõltus sellest, kuidas muutusid kasumid. siis peale finantskriisi, kui hakkas selline esimene suurem QE, quantitative easing, suur selline raha printimine, siis siin tegelikult me näeme, et see raha printimine mõjutas juba rohkem ja fundamentaalnäitajad nagu kasum mõjus juba 23%. ja 2022, 2025 ka peale seda koroonat, et siin meil see on muutunud isegi eriti väiksemaks, 7%. noh, me mäletame, kuidas seal peale koroonat tegelikult kõik aktsiad tõusid sõltumata sellest, kas nad teenisid kasumit, ei teeninud kasumit, lihtsalt Federal Reserve printis nii palju raha, et see voolas kõikidesse aktsiatesse ja hind sõltus sellest, et kui palju raha sinna sisse voolab, mitte kui palju firma raha teenib. et siin see parempoolne graafik näitabki meil põhimõtteliselt seda, et siin on seos SMP 500 turukapitalisatsiooni muutusega võrreldes selle Federal Reservi bilansi muutusega, et kui nad teevad QE-d, prindivad raha, siis Federal Reservi bilanss suureneb. et siin me näeme, senikaua, kuni nad ei teinud QE-d kuni 2009, siis see ei mõjutanud üldse, aga peale seda, kui nad hakkasid seda tegema, et siis pool umbes sellest nagu tõusust, mis on SMP 500 on olnud kuni 2021, on olnud seoses QE-ga. huvitav, et siin ei ole välja toodud ka seesama 2022, 2025, siis tegelikult siis juba Federal Reserve nii palju quantitative easing ut ei teinud, aga samas aktsiahinnad meil ikkagi jätkasid tõusu ja ikkagi mõned näitavad sellised nagu ulme PE ratio näitajad siiamaani, nii, lähme edasi. järgmiseks teemaks meil on siin üks slaid Hiina aktsiate kohta tegelikult, et endiselt üks selline nagu regioon, kus tundub olevat, et aktsiad on üsna allahinnatud. noh, muidugi seal on ka oma poliitilised põhjused, et seal politbüroo võib otsustada iga päev, et midagi sellist, mis võib oluliselt investorite, aktsionäride huvisid kahjustada. aga vaatamata sellest, et siis vaatame, et mis on hetkel siis kas seal on potentsiaali, et ütleme, et kui seal politbüroo ei hakka väga jõuliselt sekkuma, et kas Hiina aktsiates on potentsiaali. siin on huvitavad mõned graafikud, mis näitavad, et võib-olla on ja võib-olla päris palju.
et esimene graafik näitab meil seda, kui palju Hiina aktsiaid on sellises nagu MSCI indeksis, et on olemas selline MSCI indeksid iga riigi kohta, näiteks Hiina, Ameerika ja mingi Saksamaa näiteks. ja siis on olemas SMCI maailma indeks, kus on sellised nagu maailmaindeksid või maailma aktsiad. ja kui vaadata selle indeksi sisse, siis tegelikult seal on umbes 5% moodustavad Hiina aktsiad. Aga kui me vaatame, kui palju aktsiaid siis nii-öelda nagu hedge fondid või üldse nagu fondid hoiavad endal juhtimisel, et siin me näeme no, suurt erinevust 1,6%. ehk kui tegelikult maailma aktsiates indeksis on 5% Hiina aktsiaid, siis reaalselt neid ostetakse palju vähem ja me näeme, et ajalooliselt siin ka kuni siis koroonani see seos oli äh, üsna sarnane nende vahel, et nii fondidel kui ka selles indeksis weight'id olid samad, siis peale koroonat siin fondidesse hakkas vähenema palju kiiremini kui siis selle indeksis. Prognoosid muidu Hiina kohta on, noh, Hiina firmade kasumite kohta on suht tugevad. et siin on välja toodud, et alates 2016 kuni praeguse hetkeni nad on keskmiselt kasvanud kuskil 9% aastas ja edasi siis ennustatakse, noh, siin kolm erinevat stsenaariumit, alates 7,5 kuni siis 10%. aga igal juhul me näeme, et siin on prognoos kuni 2034, et siin nähakse, et tegelikult Hiina aktsiates nii-öelda nagu fundamentaalne väärtus ehk kasumid jätkavad endiselt kasvu ja kuna nad on juba hetkel suht mõistlikult või isegi odavalt hinnastatud, noh, see annab suht suurt sellist nagu potentsiaali. ja kui lisaks fondid, ma ei tea, seal rahvuneb olukord näiteks Hiina ja Ameerika vahel, et jõuavad mingi kokkuleppele, fondid hakkavad rohkem ostma, siin me näeme, et neil on ka siis päris palju osta tegelikult, mis võib ka positiivset mõju avaldada. ja huvitav ka see, et tegelikult ka kohalikud Hiina elanikud on väga vähe investeerinud enda aktsiasse. tegelikult üldse maailmas me näeme, et sellised nagu majapidamised investeerivad suht vähe aktsiatesse, et Jaapanis on see 13%, UK-s euroalas 10% majapidamiste varadest investeeritud ainult aktsiatesse. ja Ameerika siin paistab silma selle poolest, et siin on lausa 49% ehk on seal pool ameeriklaste majapidamiste varadest on investeeritud sinna aktsiaturgusse, et neil on nagu siis suurem mõju nende varalisele seisule sellest, mis teeb Ameerika aktsiaturg. aga Hiinas jah, me näeme, et see on ka suht nagu väike, 9% ja kui siin kohalikud elanikud tahavad näiteks jõuda siia Jaapani tasemele, mis võib olla nagu täitsa reaalne, siis nad peavad hakkama ostma ja tegelikult see võib ka olla siis positiivne Hiina aktsiate jaoks. nii et selline nagu pikaajalisele investorile võib olla noh, läbi muidugi õige sellise nagu diversifitseerimise, võib olla üks huvitav piirkond, kuhu investeerida. nii, lähme edasi ja vaatame siin natukene statistikat Big Techi elektritarbimise kohta, et siin on mõned huvitavad graafikud. miks me Big Techid Big Techidel vaja palju elektrit? noh, põhjuseks on see, et siin viimasel ajal kõik hakkasid väga palju neid andmekeskuseid ehitama. muidugi ka varasemalt oli päris palju ehitatud näiteks Amazonil, Google'il ja Microsoftil. et siin me näeme, et siin välja toodud sellised peamised firmad, palju neil on siis hetkel olemas andmekeskuseid, palju need ehitavad veel ja palju siis on planeeritud. et me näeme, et siis Meta, Amazon, Google ja Microsoft on neli sellist, kellel on kõige rohkem ja kõige rohkem nad planeerivad ka. ja Apple siin paistab silma, et tema eriti vist andmekeskustest ei ole hetkel huvitatud.
Ja siin parempoolne graafik näitab meile, et palju siis nad firmad kulutavad tegelikult elektrile protsendina oma käibest. Et ma pole varem kuskil sellist graafikut näinud, aga see on, tundub olevat üsna huvitav. Ja siin on välja toodud meil Amazon, siin on statistika 2020 kuni 2024, me näeme, et põhimõtteliselt siin iga aasta elektrile kulutakse aina rohkem raha, aina rohkem protsendi käibest. Et siin Microsoftil oli eriti tugev kasv. Google'il kusjuures jääb samal tasemel, Metal kasvab, Oracle'il kasvab, Oracle'il ilmselt siin läheb veelgi suuremaks võib-olla, et me vaatasime just viimased tulemused, nad lubasid veelgi rohkem andmekeskuseid ja Apple'i puhul see on siin kõige madalamal tasemel. Aga jah, kõige kõrgem on siis, me näeme Microsoftil 1,8%, aga see on käibest, neil käibed on tegelikult päris suured. Kui palju nad kokku kasutavad elektrit, et siin on teravatides, me näeme 2021 kuni 2023, see on kogu aeg kasvanud ja siin jällegi paistvad silma need, kes varem hakkasid ka andmekeskustega tegelema, et siin Amazon oma AWS-iga, Microsoft ja Google, et siin see esikolmik võtab enamiku osa. Jah, no kui lisada Meta, siis me näeme, et siin 90% tegelikult elektri tarbimisest on need neli ettevõtted. Ja kui palju siis see elektri tarbimise kasv on? Amazonil suht stabiilne 20% aastas, Microsoftil on isegi kõrgemal tasemel 30%, Google'il on isegi see kasv nagu siin väheneb, aga ka kuskil 20% juures. Metal kiiremini kasvab ja Oracle siin paistab silma ka, et siin oli 2023 üle 50%, noh nüüd ilmselt siin see säilib, kui nad jätkavad agressiivselt andmekeskuste ehitamist. Ja Apple'il ka tegelikult suht palju kasvab, kuigi neil on vähe, siis kasv neil on ikkagi siin nagu 10% juures. Ja veel üks huvitav graafik, mis annab ka sellist nagu huvitavat mõtet, kuhu võiks nii-öelda nagu pikaajaliselt investeerida. Et viimasel ajal meil sellist nagu taastuvusenergia aktsiatega ei läinud suht hästi, aga võib-olla see pikas perspektiivis ikkagi neil on potentsiaal, et siin see graafik näitab meil, mis on siis nende tech 6 nõudlus ehk selliste nagu suuremate tech-firmade nõudlus elektri järgi ja kusjuures mitte nagu lihtsalt elektri järgi, vaid nii-öelda nagu puhas energia elektri järgi, et neil on olemas oma mingisugused siis puhta energia kasutamise eesmärgi, ütleme, et 100%-st me peame kasutama 20 või 50% sellist nagu taastuvusenergiat. Ja põhimõtteliselt siin me näeme palju siis Ameerikas on, siin on välja toodud sellist nagu siis päikeseenergia, palju sellist on Ameerikas ja palju siis on nõudlus big tech'i poolt, et me näeme, et noh, siiamaani pakkumist on isegi rohkem kui nõudlust ja see võibki olla see põhjus, et miks see päikeseenergiafirmade aktsiad ei ole nii populaarsed hetkel. aga mis juhtub tulevikus, tegelikult me näeme, et neil elektritarbimise vajadused kasvavad, et tehisintellektiga veelgi rohkem andmekeskuseid, veelgi rohkem elektritarbimist. et ma täna just lugesin ka ühe artikli, kus näidati, et kui palju need tehisintellekti mudelid kasutavad elektrit tegelikult ja eriti need, kui sa kasutad seda deep thinking või mis ta oli nagu, noh, põhimõtteliselt rohkem peab mõtlema, et kuigi tihti seal uuringus toodi välja ka, et kui sa kasutad seda deep thinking funktsiooni, siis ikkagi tulemus enamikul juhtudel tuleb sama, lihtsalt ta paneb sulle rohkem ilusamaid sõnasid sinna ja kasutab rohkem energiat, et alati ei ole see nagu kõige parem variant, aga jah, et põhimõtteliselt läbi selle me näeme, et siis selline nagu energiavajadus kasvab, kui nad tahavad säilitada siis oma eesmärgid, puhta energia kasutamist, siis nõudlus ka taastuvenergia vastu peaks suurenema ja me näeme, et tegelikult sellise nagu pakkumine selles valdkonnas alates siin kuskil 2027 hakkab siis või 2028 hakkab siis nagu nõudlus olema pakkumisest suurem, et siis võib-olla kuskil siis sellest ajast me võimegi näha uut sellist nagu
taastuvenergia tsükli, suurema tsükli. Nii, see oli siis selline päris huvitav elektriteema. noh, ja muidugi praegu on populaarsemaks läinud ka sellised nagu väikeste tuumareaktorite arendajate aktsiad nagu Oklo ja seal veel mingi oli, põhimõtteliselt me näeme, et energiavajadused aina kasvavad ja äh, peale seda taastuvenergiat, et ka kõik muud tegelikult sellised nagu energiapakkujad või elektripakkujad on ka, võivad olla suht heaks selliseks nagu investeeringuks. Okei, lähme edasi. Vaatame, mis meil siin tuleb siis see nädal, et Ameerikas jaanipäeva ei tähista. Neil on tavalised tööpäevad seal ja tuleb ka statistika nendel päevadel, kuigi siis esmaspäev, teisipäev meil suht palju sellist olulist statistikat ei ole, et siin võib-olla siis kinnisvarasektori kohta, et kodude müügid ja siis Case-Shiller Home Price Index ehk selline nagu kinnisvara hindade indeks. Olulisem info tuleb juba meil neljapäeval, ehk siis siin kauakestvate kaupade tellimused, SKP, no siin on juba muldu kolmas hinnang, et siin palju üllatust ei tohi tulla. Ja siis võib-olla kõige olulisem see nädal on reedel PC prices ehk selline nagu inflatsioonistatistika mai kohta siis. Kvartaaltulemustest see nädal tulevad mõned sellised huvitavad faktsed, raporteerib FedEx teisipäeval peale turgu sulgemist. noh, FedExi tihti vaadatakse kui sellist, nagu ta on globaalne logistikafirma, et läbi selle tulemuse saab ka aru, kui hästi nagu maailmas majandus on, et kui logistikat FedExi DHL-i kasutatakse vähem. see tihti näitab seda, et majandus nõrgenemas, samas kui see püsib heal tasemel või kasvab, siis näitab seda, et majandus on kõik hästi. Nii et seda kvartaaltulemust tihti vaadatakse ka mitte ainult selle pilguga, et mis see firma raporteeris, vaid kuidas üldse majandusolukord on. Siis kolmapäeval peale turgu sulgemist on meil Micron raporteerib kvartaaltulemused ja siis neljapäeval on huvitav ka Nike kvartaaltulemused, siis järgmine nädal ilmselt vaatame need üle, mis nad raporteerisid. nii, lähme saade teise osa juurde, kus me rohkem siis lähme tehnilise indikaatorite, tehnilise analüüsi ja sellise lühiajalise hinna ennustamise juurde. et alustame siin S&P 500 ja Russell 2000 nädalaste graafikutega. Siin me näeme, eelmine nädal suurt muutust ei olnud, et indeksid jäid samal tasemel, et S&P miinus 0,15% praktiliselt muutmatu ja ka Russell tegelikult jäi peaaegu samal tasemel, pluss 0,4. Siin põhimõtteliselt võrreldes eelmise nädalaga pole siis palju muutunud, et pikaajalised trendid on siin endiselt S&P 500-s ülespoole. Force Index on siin väga palju ei langenud, endiselt näitab tugevat sellist nagu ostusurvet. Russellil on natukene halvem pilt, selles mõttes rohkem neutraalsem võib öelda, et siin libisev keskmine on siin külgsuunas ehk pikaajaline trend on ikkagi külgsuunas, mitte tõusev. samas hind ei lähe sellest madalamale libisevast keskmist ja ostusurve siin ei ole väga suur, aga samas ta ei hakanud eelmine nädal ka siit nagu langema, et jäi samal tasemel. vaadates päevast graafikut, siin me näeme eelmine nädal põhimõtteliselt, noh, siin suht külgsuunas natukene allapoole hind siis jõudis siin päevasel graafikul esimese libiseva keskmise juurde, 22-päevase libiseva keskmise juurde. et selle languse raames me näeme, et siin suurt müügisurvet ka ei olnud, aga selline nagu väga lahja korrektsioon, võib öelda, on toimunud. ja Russell on siin terve nädala konsolideerinud siin selle taseme juures, kus on meil siis hetkel 22 päevast libisevad keskmised toetusena ja see siiamaani pidanud vastu. müügisurve siin me ka näeme, et väga suur nagu ei olnud. kas siin võib meil formeeruda siis libiseva keskmise juures kõrgem põhja ja hind võib liikuda uuesti kõrgemale? no vaatame siis turuindikaatorid ja siis vaatame indeksid ka
koos ATR-kanalitega ja üritame sellest aru saada. Äh, kui me alustame meie turuanalüüsi tabeliga, siis me näeme, et siis võrreldes eelmise nädalaga volatiilsus siin praktiliselt ka jäi muutmata, jäi noh, suht kõrgel tasemel 20, et see on selline nagu bearish tase, me näeme, et ta on siin punasega märgistatud. Multiviix jäi bullish olekus, kusjuures võrreldes eelmise nädalaga isegi natukene paremaks läks, võib öelda, rämpsu ülekirjad endiselt bullish, kusjuures reedel meil oli ka stream ja siis ma rääkisin palju sellest, et enamik indikaatorid näitavad sellist nõrgenemist, aga rämpsülekirjad näitasid vastupidi ikkagi tugevust. Ja seetõttu mulle ka tundus, et selline nagu noh, olukord tundub olevat ka selle Iraani-Iisraeli tõttu selline keeruline, samas turg nagu väga palju paanitsema nagu ei kiirustanud. New High New Low jäi neutraalolekus ja S&P 500 võrreldes rämpsulekirjadega siin väike halvenemine toimus. Aga pikaajalised indikaatorid jäid ka bullish olekus ehk põhimõtteliselt noh, selleks nädalaks mul on jällegi selline kommentaar, et bullish neutral, et siin väike halvenemine on toimunud, aga põhimõtteliselt sama pilt nagu ka eelmine nädal. Kui me vaatame need indikaatorid eraldi ka, siis et siin meil on S&P 500 ja rämpsulekirjad, me näeme, et siis see tugevus, millest ma rääkisin, et reedel rämpsulekirjad jätkasid rallit ja üldse nad on olnud siin üsna tugevad. Et nüüd meil on siin natukene suurem gap tekkinud S&P 500 ja rämpsulekirjade vahel, et aga jah, me näeme, et S&P 500 väga ei kiirusta seda sulgeda, et natukene aeglaselt siin langes ja rämpsulekirjad üldse ei langenud, et põhimõtteliselt kui nad tõusevad, no enamikul juhtudel S&P 500 ikkagi lõpetab korrektsiooni ja jätkab tõusu. Nii et vaatame, kuidas seekord see olukord areneb. Et noh, sarnast meil oli näiteks siinsamas, kus meil oli see hea esimene kõrgem põhi, me näeme, et siin rämpsvõlakirjad ka jätkasid tõusu samal ajal, kui indeks tegi korrektsiooni, siis tegelikult see oli üks põhjus, miks ma palju rääkisin, et siin on väga hea ostukoht, et rämpsvõlakirjad nagu tõusid, et aga siin on meil põhimõtteliselt midagi sarnast on toimumas, et rämpsvõlakirjad tõusevad, aga indeks langeb. Ja tihti see võibki selline, et siin toimub pööre, siis indeks rallib üsna tugevasti. Et vaatame, kas selline nagu seos nende vahel säilib ka nüüd. Volatiilsus peale seda, kui meil tekkiski siin eelmine nädal see ostusignaal, et korraks VIX läks Bollinger Bandist kõrgemale, siis tuli sinna tagasi. Selline nädal ta üritas veel korra kõrgemale minna, aga ei saanud isegi Bollinger Bandist kõrgemale ja jäi siin konsolideerima siin 20 taseme juures, et noh, see nädal tuleb vaadata, mis siis saab, et kas VIX hakkab langema, kas see ongi see kogu jõnks ülespoole, kogu see hirm, mis siin vahepeal tekkis siin Iraani situatsiooni tõttu. Ja ta hakkab uuesti langema 15 taseme juurde, muidugi see oleks väga bullish, aga kui ta läheb siit tõesti kõrgemale uuesti, Bollinger Bandist kõrgemale, no siis siit võibki tekkida selline nagu suurem korrektsioon, aga võib-olla kui ta läheb Bollinger Bandist kõrgemale, siis annab sellise potentsiaalselt ka hea sellise nagu ostusignaali. Bullish protsentindeks näitas ka nõrkust, aga mitte nagu väga palju. no siin nädalasel graafikul me näeme, et siin ta on meil langenud samal ajal, kui S&P 500 jäi samal tasemel. samas siin on olnud nagu suurt langus, nagu näiteks siin on olnud, et selline nagu väike langus näitab meil sellist nagu väikest korrektsiooni. Ja ta on jõudmas tegelikult siia tasemeni, kust me näeme, et ta võibki teha sellist nagu pausi ja hakata uuesti tõusma. See ka see koht, mis ma hetkel jälgin, et kas siin tekib selline nagu põhja selle indikaatori poole, ta hakkab uuesti tõusma, kinnitades meil uut rallit. Või kui me lähme siit ikkagi madalama ja hakkame järsumini langema, nagu siin näiteks, siin, et see oleks siis ohumärk, et meil võiks tulla suurem korrektsioon, et päevasel graafikul ka me näeme hetkel siis sellist nagu väikest langust. et siin on näiteks olnud palju järsem, siin ta langes juba tasemest 50 ehk kui indeks oli tipus, siis ta ei tõusnud isegi 55-st kõrgemale, aga siin me oleme üsna kõrgel tasemel, üsna väike korrektsioon ja põhimõtteliselt kui siin ta leiab põhja, hakkab uuesti tõusma, see oleks siis uus
toetus nii-öelda edasiseks ralliks, aga samas ma hakkan jälgima ka, et kui ta äkki hakkab siit järsult ka langema, et see oleks väga suur ohumärk, et siis indeks võib teha suurema korrektsiooni. Ühe kuu tipud, ühe kuu põhjad. Siin on natukene selline ka segane pilt hetkel, et me näeme, et kui me vaatame turukapitalisatsiooni põhist, siin me näeme, et tipud on põhjadest ikkagi kõrgemad ja noh, nad on siin vahepeal langenud, sellise divergentsi tekkinud, indeks natukene on siin korrigeerunud. Põhjade arv on siin küll kasvanud ja tundub, et on stabiliseerumas siin tasemel, et ka väga kõrgele nagu siin eelmiste korrektsioonide ajal ta pole veel läinud ehk näitab, et siin mingi surve on, samas pullid on endiselt üsna tugevad, et turukapitalisatsiooniga tibusid on rohkem kui põhjasid. kui me vaatame aga tükiliselt, siin on pilt natukene vastupidine, et siin tükiliselt meil on rohkem aktsiaid, mis teevad uued põhjasid võrreldes nendega, mis teevad uued tipusid. ja see number on 500 kõrgem ja ta on olnud meil siin 500 kõrgem juba lausa mitu päeva. Ja see on ka selline nagu ohumärk. Samas tipud ka väga madalale ei lähe, et siin on ka 500 juures. Põhjade ja tippude vahe ei ole väga suur. Ja noh, põhimõtteliselt siin tulebki nüüd jälgida, et kui põhjad siin ikkagi lähevad 500-st madalamale, tipud jätkavad uuesti tõusu, see annab meil siis tõuget järgmiseks tõusuks. muidugi, kui põhjad jäävad samal tasemel ja hakkavad tõusma, siis võib oodata suuremat korrektsiooni. ja kohe TradingViews ka vaatama, et kus võib siis nagu heal juhul formeeruda kõrgem põhja ja kus siis nagu, mis on see worst case stsenaarium, et mis juhtub, et kui indikaatorid hakkavad halvenema, kuhumaani võib siis veel S&P 500 kukkuda. Enne kui me aga läheme sinna indeksite juurde, et siin veel kiire väike reklaam, et hakkan juba siin natukene reklaamima oma novembri koolitust, selleni on muidu veel kaua aega, aga 17.–19. november koostöös Äripäevaga me teeme aktsiakauplemise meistriklassi koolituse, et kui teid huvitab just saada teine osa, kauplemine, kauplemissüsteemi, kuidas endal sellist nagu pikaajaliselt kasumlikku kauplemissüsteemi endalgi püsti panna. et see koolitus siis aitab kõige sellega ja ma jätan koolituse lingi selle video all, et võite siis vaadata, lugeda selle koolituse kohta ja kui on soov, siis võite ka tulla selle koolitusele, siis novembris kohtume. Ja lähme nüüd TradingView juurde ja vaatame kõigepealt peamised indeksid, kuidas välja näevad ja siis minu kauplemisidee ka selleks nädalaks. Alustame S&P 500 nädalasest graafikust. Ja mis meil siin paistab silma, noh, üldiselt trend on ülespoole, et kõik libisevad keskmised, me näeme siin tõusvad nii pikaajaliselt kui ka lühiajaliselt. Teiselt poolt indeks siin ei saa kuidagi sellest +1 terist kõrgemale. ja noh, tavaliselt kui ta ei saa +1 terist kõrgemale, see on selline karuturu märk, et pulliturul indeks vabalt läheb +1 terist kõrgemale ja kaupleb tihti sellest kõrgemal tasemel. et siin meil toimus põrge, läksime +1 terini ja siin juba 1, 2, 3, 4, 5, 6 nädalat järjest selle juures kaupleme ja saa sellest kuidagi kõrgemale. et see nädal endiselt jälgime, et noh, kui ikkagi suudab läbi murda, siis siin on all time high ja järgmine on siis +3 ATR. et selline nagu tugev ralli võib olla. kui aga siit hakkame langema, siis võib-olla tulebki selline natukene sügavam korrektsioon siin esimese libiseva keskmise või teise libiseva keskmise juurde nädalasel graafikul, et siis päevasel graafikul see on natukene sügavam korrektsioon. et see on see koht, mis ma jälgin kõige rohkem siis S&P 500 indeksi puhul nädalasel graafikul ja päevasel graafikul. Võimegi vaadata siis, et kus meil võib formeeruda kõrgem põhi ja millal olukord muutub kaaruseks. no tegelikult siin on väga raske hetkel näha sellist nagu suurt langust, kui vaadata puhtalt tehnilist analüüsi. me näeme, et siin libisevad keskmised kõik jällegi tõusevad, iga libisev keskmine on eraldi nagu toetustase, siin meil on lisaks ka selline horisontaalne toetustase olemas, ehk põhimõtteliselt kui see ongi kogu korrektsioon, mis meil on libiseva keskmiseni, siis positiivne stsenaarium olekski see, et siin meil kõrgem põhi formeerub kohe siin libiseva keskmise juurde ja siit tuleb järgmine tõusulaine, et see on siis
bullish stsenaarium, aga ka teised stsenaariumid ei ole vähem sellised või rohkem nagu sellised nagu kaarused tegelikult ausalt öeldes, et noh, kui me läheme siin 22 päevast madalamale, siin meil on järgmine tase ja siin on samaaegselt ka 50-päevane libisev keskmine, järgmine kõrgem põhi võib formeeruda siin. kui läheb ka sellest madalamale, siin on 100-päevane, 200-päevane koos -3 mateeriga, et siis võib siit või siit veel selline kõrgem põhi tulla. Millal võib siis hakata vaatama sellist juba suuremat langust päevase graafiku järgi, noh siis, kui need ükski toetus ei pea vastu, et ma ei tea, mingi sündmus toimub ja siis hind kohe langeb siit ka 200-päevast libisevast keskmisest madalamale, aga see on väga-väga väike tõenäosus, muidugi ei tähenda, et seda ei või juhtuda, et suurema tõenäosusega selline shortimine või shortimissignaal siin tekib siis, kui meil toimubki siin nagu langus, võib-olla sügavam, siis toimub põrge ja siis hind ei suuda enam kõrgemale rallida, teeb sellist nagu madalamat tipu võrreldes selle tipuga ja hakkab uuesti langema ja siis tihti see juba 22-päevane libisev keskmine hakkab siin vaikselt langema. vot siis juba tekib suur tõenäosus, et siis sel nädalasel graafikul see suurem korrektsioon tekib. aga jah, selleks nädalaks siis põhimõtteliselt suurema tõenäosusega ikkagi see stsenaarium, kas kõrgem põhi siin või kõrgem põhi järgmisel tasemel, et need kaks ma vaatan ja noh, tegelikult kui ma vaatasin kõik aktsiad üle, mis ma kauplen, neid on 150 kandis mul, et siis ma praktiliselt ei leidnud mingi lühikeseks müümise kandidaati, et paar olid selliseid, mis võib-olla, et ühe ma toon siin ka välja, aga ülejäänud kõik nägidki välja sellised, et seal on pigem korrektsioon ja nad on jõudnud kohale, kus on kõrgem põhi võib formeeruda või ongi juba formeerunud. Ja siis edasine tõus võib alata, et siis läbi selle ma kaotan põhimõtteliselt selle järelduse koos sellise nagu noh, nõrgenemisega ja turuindikaatorite poolt, et pigem me oleme kuskil lähedal selle kõrgema põhja formeerimiseks järgmise ralli juures. Ja kui me vaatame teised indeksid, siin meil on NASDAQ. NASDAQ alustame ka nädalasest graafikust. NASDAQ siin on natukene tugev, me näeme, et A pluss üks ATR-is tegelikult juba läks kõrgemale. et see on meil siin olnud, ehk ta tegelikult 2 nädalat tagasi läks pluss üks ATR-ist kõrgemale, tegelikult ta testib seda pluss üks ATR-i, ehk see on juba natukene rohkem pulline käitumine. ehk kui ta siin pluss üks ATR-i juures leidab toetust ja hakkab tõusma, see oleks juba väga positiivne ja siis selline nagu karusam stsenaarium, et see on suurem korrektsioon siis siia libiseva keskmise juurde. Ja kui me vaatame päevast graafikut, siis siin on sarnaselt S&P 500-ga, et siin on esimene toetus, kus võib kõrgem põhi formeeruda 22-päevase libiseva keskmise juures, kui sellest läheb madalamale, siis 50-päevase libiseva keskmise juures ja siin on juba 100-päevane ja selline horisontaaltoetustase, et siin ja siis lõpuks -3 mateeria 200-päevane libisev keskmine. et sellist nagu 4 kohta, kust võib tekkida selline kõrgem põhja. ja no vaadates sel turgu hetkel tegelikult meil oli suurem eskalatsioon Iraani situatsiooni ümber ja sellest sõltumata Iisraeli börs saavutas oma tippu peale seda Ameerika rünnakut ja aktsiaindeksid hetkel eelturul näitavad ka juba isegi noh, ei näita mingit langust, vaid isegi olid vist nats kõrgemal juba ehk kõik viitab selle, et oli rohkem sellist nagu kartust, et mis saab, kui nüüd sai selgeks, okei, juba pommitati, et olukord on juba selge, siis indeks võibki edasi rallida, et selline nagu turu jaoks ei ole kõige hullem see, et kui tehakse mingi hull asja, vaid see, et kui keegi ei tea, mis juhtub, et selline ebamääramatus on turu jaoks kõige nagu raskem, et miks meil siin turg kukkus tariifide tõttu, et oligi, et Trump ütles, et tulevad tariifid, ta ei saanud aru, millised, siis ütles, mis suured tariifid tulevad ja siis turg kukkuski, et mis siis saab, et ei saanud aru. siis põhimõtteliselt, kui natukene selgust tuli juurde, et siis turg hakkaski meil taastuma ja siin samamoodi, et enne siis seda Iraani eskalatsiooni oli siin turg natukene mures, aga mitte väga palju, oli sellist nagu väikse korrektsiooni. ja nüüd, kui olukord on selge,
et seal jah, pommitati, kõik on selge, et siis indeks võib hakata uuesti tõusma. et nii ratsionaalne, kui see ei tundu, et turud on suht tihti sellised nagu väga irratsionaalsed, et seetõttu enamik kaotabki seal raha, nad üritavad kuidagi loogiliselt mõelda, ennast positsioneerida, aga tegelikult seal tuleb ikkagi lähtuda sellest, mida teevad nõudlus ja pakkumine ja ongi kõik. Ja me näeme, et jah, et siin suurt pakkumist ei tulnud ja kui nõudlus võtab üle libisevate keskmiste juurde, siis me võimegi saada tegelikult järgmist sellist tõusulainet. Kui me vaatame lisaks veel ka Dow Jonesi indeksit, Dow Jones on siis nõrgem, et siin ta ka ei saa meil +1 aterist hetkel kõrgemale. Vaatame, kas see nädal üritab uuesti seda testida, päevasel graafikul ka siin juba rohkem nõrkust, et ta ei saa siin põrgata hetkel sellest 22 päevast libisevast keskmisest kõrgemale. samas teised toetused on ka siin suht lähedal, et tegelikult noh, Dow Jonesile nii-öelda nagu kaarusele territooriumile minna on palju lihtsam, et kui ta läheb juba sellest 200 päevast libisevast madalamale, tegelikult siin ta võib kukkuda ka lausa -3 et juba siin võib vaadata seda nagu short imist. Aga jah, vaatame, et siis jällegi hetkel on selline nagu positiivne areng turul, et kui ta siit hakkab tõusma ja siin ka formeerub siis tegelikult selline kõrgem põhi, see oleks väga pulline. Ja Russell 2000 kõige väiksemad firmad, siis kui me vaatame nädalast graafikut, siis nagu juba oli mainitud, et ta üritab siis hoida meil siin nädalasel graafikul 20 ja 50 nädalased libisevad keskmised, et ja siin on ka +1 aterist kõrgemale ei saanud, et noh, kui see hoiab, siin on samal ajal meil siis päevasel graafikul 200-päevane libisev keskmine ehk erinevatest time frame idest erinevad libisevad keskmised annavad siis nagu rohkem jõudu selle toetusele, et kui siit hakkame tõusma, siis vaatame, kas sama +1 aterist kõrgemale uue katsega. Ja päevasel graafikul me näeme, et ka siis põhimõtteliselt siin kõik libisevad keskmised üsna nagu kõik korraga üsna samal tasemel, et 22 ja 200 päevast kõige lähemal hinnajala hetkel ja põhimõtteliselt terve nädal hind testis seda taset ja madalamal sellest ei läinud, et varem ta testis seda nagu vastupanu, siis murdis sellest kõrgemale, et nüüd testib nagu toetus, et kui me siit läheme kõrgemale, siis +3 ateer ja see järgmine tase võivadki olla sihiks. kui ikkagi murame sellest tasemest madalama, noh, võib-olla tuleb väike ralli ja siis madalamale, et kui sellest tsoonist Russell läheb madalamale, siis siin on suur tõenäosus, et läheme kohe vastu -3 teeri vastu seda taset ja siis oleks karune areng terve turu jaoks ilmselt, et siis teised indeksid ikkagi ei saa seda +1 teeri nädalasel graafikul hoida, S&P ja Nasdaq kõigepealt siis. Okei, lähme üksikaktsiate juurde ja vaatame, mis meil on siin võimalikud kauplemisidеed. Et siin ma juba mitu nädalat järjest olen rääkinud Apple'i aktsiast, et kuidas ta oli turust nõrgem. Ja eelmine nädal oli oluline areng, mis võib-olla natukene muudab seda trendi, aga võib-olla annab uut head shortimi sisenemiskoha. Ühesõnaga, mul oli siin varem juba löögipositsioon, see oli madalama tipuga, et me näeme, et siin Apple teeb kogu aeg madalamad tipud ja need ongi siis sellised kohad, kus võib short ida, aga peale seda viimast madalamat tippu, mis ma siin ka short isin, et suurt langust siin ei tulnud ja reedel tegelikult Apple isegi nagu oli turust tugevam ja põrkas. et ma siis läksin oma löögist positsioonist juba välja, stopiga sain sealt väiksed kasumid. Mootus oli, et ta murrab sellest tasemest ikkagi madalamale, aga nagu me näeme, et juba 4 korda see tase pidas vastu. ja nüüd on siin huvitav pattern arenemas tegelikult, kui vaadata, siis siin on selline nagu kolmnurk tegelikult hetkel tekkimas. ja nüüd ma jälgin seda niimoodi, ehk põhimõtteliselt kui Apple jätkab taastumist ja läheb sellest langevast siis trendijoonest kõrgemale ja teeb siin nagu kõrgemat põhja niimoodi, siit tegelikult võib
juba näha sellist nagu trendi pööramist ja võib öelda, et siis see toetustase ikkagi siin pidas vastu ja trend nagu pööras, hakkas uuesti tõusma. Ja siis võib-olla siin tuleb järgmine ralli siis vastu 200 päevast pluss 3 mateeria. Kui aga see joon siin pakub sellist nagu vastupanu, siin on samaaegselt ka tegelikult see 22-päevane libisev keskmine ja kui siit Apple hakkab uuesti langema, siis siin ju formeerub meil uuesti selline nagu madalam tipp võrreldes nagu eelmistega ja siis võib-olla uue katsega ta ikkagi murrab sellest tasemest läbi ja siis tulebki selline nagu suur kukkumine. Põhimõtteliselt need kaks arengut ma vaatan, lasen hinnale näidata mulle, mis ta tahab teha ja siis mina võtan sõltuvalt sellest oma positsiooni. Kui vaadata tunnist graafikut, et mis on siin, oleksid arengud ühe teise stsenaariumi puhul, et minu positsioon muidu, mis mul oli siin varem võetud, et ta läks siin põhimõtteliselt reedel, hind põrkas vastu või hüppas peale avanemist ja mul oli juba stopp siia liigutatud. Ehk siis ma sain siin natukene kasumi sellest positsioonist, et ta pole kordagi jõudnud esimese või teise kasumivõtu orderini. Et siis selline väike treid tuli, aga jah, peale seda rallit, et siis ma vaatan siin tunnisel tegelikult 200 tunnine libisev keskmine, ehk kui ta hakkab siit nagu juba sellist madalamad tipud ja uuesti langema, et siis ma vaataks seda uuesti lühikeseks müümise ideena. samas, kui ta kinnitab seda toetust läbi selle, et siis peale seda tõusu tuleb korrektsioon ja kõrgem põhi ja siis ta hakkab uuesti tõusma, siis see võibki olla vihje, et trend on siin nagu pööramas ja siit võib teha sellist esimest ostu juba. Niimoodi siis hakkan Apple'it vaatama. First Solariga oli üsna huvitav areng, et ma näitasin teil seda treidi nii-öelda enne seda, kui ma seda tegin ja siis eelmine nädal näitasin, kuidas see arenes. Ja mainisin ka, et järgmine nädal vaatame edasi, mis sellest saab. Ja tegelikult siin tuli üsna huvitav areng, millest on isegi nagu huvitav rääkida, aga alustame sellest, et mis siin on toimunud, et põhimõtteliselt siin alguses ma jälgisin, kuidas informeerub kõrgem põhi võlts läbi murga, et ma tõin seda välja ja siis võtsin siin pika positsiooni. Ja see arenes üsna ilusti tegelikult, et siin saime isegi 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale ja mul oli juba suur ootus, et lähme vastu pluss 3 päevasel graafikul. Aga siin meil tuli ka mingi uudis, et seal, kui ma ei eksi, oli midagi seotud nende taastuvusenergia toetusega Ameerikas, et seda vähendatakse või midagi sellist, et siis kõik sellised nagu taastuvus päikesepaneeli aktsiad, taastuvusenergia aktsiad suht suuresti kukkusid too päev ja siin me näeme, First Solar kukkus peaaegu 18%. Ja noh, mul muidugi siin läks vastu stoppi ja ma väljusin isegi natukene, kui ma siin sisenesin, siis põhimõtteliselt siin peale avanemist ma väljusin, põhimõtteliselt sain kahjumi sellest positsioonist. Aga tegelikult sõltumata sellest, et siin oli kukkumine 17%, mu kahjum selles positsioonis osutus kõigest miinus 0,27% minu kapitalist. Et kuidas nii väike, et siin selgitangi, miks on oluline selle riskijuhtimine ja ja kuidas selline ka osaline kasumivõit aitab selle riskijuhtimisele ja kuidas siis isegi sellised nagu suured kukkumised ei tooks mingit suurt kahju. Et esialgselt, kui ma võtsin positsiooni, siis mu risk oli tegelikult 0,35% minu kapitalist. Ehk põhimõtteliselt ma esialgselt riskin positsioonis rohkem, kui oli see kaotus, mis ma siin lõpuks sain. Aga kuidas see õnnestus, et see õnnestuski tegelikult sellega, et see 17% kukkumine toimus juba kõrgemast tasemest, kus ma sisenesin ja tegelikult peale mu sisenemist see kukkumine on olnud siin kõigest siis 12%. Ja minu positsioon põhimõtteliselt ma vaatasingi siin see põhi, võlts läbimurre, siis mul oli siin positsioon võetud. Ja tegelikult, kui siin hind liikus kõrgemale, siis pluss 3 juures tunnisel graafikul ma võtan esimest kasumit. Ja selline esimene kasumivõit, nagu sellest positsioonist on näha, see ei ole ainult see instrument, mis aitab sul laualt kasumi võtta, fikseerida, vaid tegelikult see on ka riskijuhtimise
abistaja või tööriist, sest sellega sa tegelikult vähendad oma positsiooni, ehk kui peale seda, kui ma võtsin esimest kasumit, ma hakkasin siin stoppi treilama, et stopp oli mul isegi siin tasemel. Ja positsioon oli mul juba väiksem, ehk siin, kui ma võtsin, oli täispositsioon, siin ma võtsin 1/3 välja ja siin mul jäi ainult 2/3 positsioonist. ehk läbi selle oli mul risk väiksem, pluss ma sain seda kasumit, ehk selline puhver mul oli ka. Äh, ja põhimõtteliselt jah, kuna väiksem positsioon kukkus rohkem, lisaks see juba võetud kasum oli sellest positsioonist, siis tegelikult see langus ei pakkunudki mulle mingit suurt nagu muret. Ja kuidas ma väljun, kui sellised nagu käpid toimuvad, siis mul on väga lihtne reegel, et noh, mul stopp oli siin, siis ma midagi ei tee, lihtsalt kui hind avaneb, stopp läheb nii-öelda käiku ja siis ma väljun. et sel juhul see oli siis siin. muidugi hind natukene taastus, aga sa kunagi ei tea, kas ta taastub või ta jätkab siis kohe langust ja ma ei soovi nagu siin istuda ja närvitseda selle puhul ja mõelda, et mis siis saab, ma pigem nagu väljun ja lähen edasi uued kauplemisidee otsima. Põhimõtteliselt jah, siis selline nagu huvitav näide, et isegi näitab meil seda, et isegi sellised ideaalsed paternid, kui kõik toimub nagu ideaalselt, et see ei tähenda, et sa saadki lõppkokkuvõttes positsioonist kasumi. Ja tegelikult selline aktiivne positsiooni juhtimine, nii stopi tõstmine kui ka tegelikult osaline kasumivõtt ei aita ka sellist nagu rohkem kasumit võtta, aga lisaks ta aitab tegelikult ka riski vähendada. Ja pikaajalise edu juures on tegelikult kõige olulisem see, et kuidas sa oskad just nendes olukordades käituda, et kui sellised nagu ootamatused tekkida, kuidas sa saad endale nii väikse kahju kui võimalik endale just, ja see on hea näide, kuidas ma suutsin isegi sellise nagu ebasoodsa uudise taustal, suure kukkumise taustal ma sain ikkagi sellest positsioonist suht edukalt välja, võib öelda, et kõik reeglite järgi ja suht väike kahjum lõppkokkuvõttes. Nii, lähme edasi, mis on siis muud kauplemisidee mul on, nagu ma mainisin, et enamik hetkel selliseid ostuideed ja esimesed on needsamad, mis ma tõin välja ka eelmine nädal, et siin Toast peale head kvartaltulemus siin tegi suurt hüpet ja nüüd siin põhimõtteliselt konsolideerib libiseva keskmise juures. et ma ootan, millal siin formeerub hea selline nagu põhi ja hind hakkab taastuma, et hetkel ta veel siin head sellist põhja ei ole formeerunud, aga siin juba tunnisel graafikul võib hakata jälgida, et millal see võib tekkida, et hind siin ei saa kuidagi libisevates keskmist kõrgemale. et ootaksin mingi põhja, tõusu libisevates keskmist kõrgemale ja kõrgemat põhja, et midagi sellist tahaksin tunnisel graafikul näha, et siin pikka positsiooni võtta. Amazon on teinud üsna hea korrektsiooni, et siin ta oli meil üsna ilusas tõusvas trendis, +3 ATR, korrektsioon libiseva keskmise juurde, siin on +2 ATR ja nüüd meil on jällegi korrektsioon libiseva keskmise juurde, siin on 20 päevane, natukene madalam on 50 päevane. ja siin ma jälgin, kas siin tsoonis kuskil suudab Amazon siis kõrgemat põhja formeeruda ja see on see pattern, mis ma siin jälgiks kauplemiseks. Google isegi võib-olla, noh, seda võib vaadata nii lühikeseks müümiseks tegelikult kui ka ostukandidaadina, et see oli üks vähestest, kus ma nägin, et üks võimalus shortida siin ikkagi on. ja põhjuseks võib olla see nädalane graafik, mis näitab hetkel natukene nõrk. et siin me näeme, hind on teinud kõrgemad tipud ja siis peale viimast suuremat langust, siin on tegelikult meil formeerumas juba madalam tipp ka siin +1 ATR-ist kõrgemale ei saa, ehk selline esimene märk, et siin võib-olla tekib selline nagu suurem langus. ja kui vaadata päevast graafikut, siis tegelikult reedel Google ka kukkus teistest aktsiatest natukene rohkem, siin me näeme selline nagu oli sügavam nagu langus ja ta läks kõikides libisevates keskmist juba madalamale. ja siin võibki nüüd vaadata, et esimene variant, et ta kiiresti läheb siit kõrgemale uuesti, et siin tekib selline võlts läbimurre libisevates keskmist madalamale ja siis ta taastub uuesti kõrgemale ja siin tekib siis sel juhul selline kõrgem põhivõlts läbimurrega, üsna hea ostupattern. aga karune stsenaarium oleks, kui hind
ei suudakski seda teha, et kui ta jääb siin nagu üritab põrgata vastu neid libisevaid keskmised, väga palju kõrgemale ei saa, teeb madalamat tippu ja siis hakkab langema, et siis tegelikult vaadates ka seda nõrga nädalast graafikut, et siin juba tegelikult võiks isegi vaadata sellist nagu lühikeseks müümise kandidaadina. Ja nii, järgmine meta, noh, meta on siin ainult ma vaatan sellise nagu ostukandidaadina. ta on siin taastunud üsna tugevasti oma aprilli põhjadest ja nüüd ma ootan, et siin peale +3 korrektsiooni libiseva keskmise, nii et võib-olla siin natukene madalamale ja siin kõrgema põhja formeerumine. Ma hakkan jälgima nagu järgmine ostuvõimalus. Palantir, Palantir võib olla ka alustada nädalasest graafikust. Ja nädalasel graafikul on juba näha, et tegelikult tal tõusupotentsiaali hakkab väga piiratud olema, et kui siin me näeme, oli üsna tugev tõus, et hind läks väljaspoolt +3 väljaspoolt +3, siis siin viimase tõusuga saime küll all-time high'st kõrgemale, aga me näeme, kui vaevaline siin ralli on ja ta ei saa sellest +3 nüüd kõrgemale, et varem sai vastu +4, +5 ATR-i, nüüd +3 ATR on siin tugev selline vastupanu ja siit võibki meil tulla selline sügavam korrektsioon tõusva trendi raames libiseva keskmise juurde. ja vaadates päevast graafikut, et hetkel siin me ka näeme väikest juba sellist nagu nõrgenemist, et jällegi, kui varem meil ralli oli väljaspoolt +3 ATR-i, me näeme, hind suutis tõusta, siis siin oli +3 ATR, siin napilt ei jõudnud +3 ATR-ini ja nüüd põhimõtteliselt +2 ATR-i juures juba jäi seisma. Ehk noh, siin on mingi nõrgenemine näha, et võib-olla enne järgmist ostu tahakski näha siin korrektsiooni, võib-olla kõigepealt siis päevasel graafikul vastu seda taset, vastu 20 päevast, et siin võib olla kõrgemad põhjad, mida võib osta. aga järgmisena on siis selline sügavam korrektsioon nädalasel graafikul libiseva keskmise juurde. hetkel tasemest ma siin väga palju ei ostaks, et ta on siin juba üsna kõrgel, siin +3 ATR päevasel graafikul, nädalasel graafikul samal kohal, et siin võib olla tasub ettevaatlik olla selles mõttes, et ta võib siin võlts liikumist kõrgemale teha ja siis hakata seda nagu langust tegema. aga ma hetkel seda ei short'iks, et ta endiselt üsna tugev, et pigem ootakski seda korrektsiooni ja siis prooviks, kui kõrgem põhi formeerub, siis seda osta. Hims and Hers aktsia, kus mul juba on ka positsioon ja ta näitas juba tugevust ka eelmine nädal, sõltumata turu nõrkusest, et siin ma tõin välja siin 22-päevane libisev keskmine, et ta väga hästi nagu seda testis ja tihti see viib nagu kahe olukorrani, kui ta nii kaua seda testib, siis mingi hetk ta lihtsalt lähebki sellest madalama ja tuleb suurem kukkumine või see peabki vastu ja siis meil hakkab tugevam tõus ja me näeme, et siin tegelikult see teine variant arenes, et ta tegi siin üsna sellise laia põhja ja siis ta hakkas nagu kiirendama hind ülespoole. siin on muidugi väga kõrge short float meil hetkel. ja nüüd ma ootan tegelikult rallit siin vastu +3 ATR-i vastu eelmise tipu. et Hims on näinud palju tugevust ja kus mina siin võtsin positsiooni, et eelmine nädal ma vaatasin, et millal siin formeerub kõrgem põhi ja ma võtsin lausa siin juba eelmine esmaspäev tegelikult, et siis ma vaatasin, et meil oli siin kõrgem põhi ja siin tegelikult ta ka hakkas esmaspäeval rallima kõikides libisootas keskmisest kõrgemale ja siis siin kohas ma võtsin pika positsiooni, hiljem ta andnud veel ja sellise sisenemiskoha. ja hetkel positsioon on juba plussis, ma ei ole veel kasumit võtnud, et esimene kasumit order siin +3 ATR tunnisele graafikul, aga stop on juba põhimõtteliselt samal tasemel, kus ma sisenesin, isegi natukene kõrgemal. et noh, kuna isegi nõrgema turu taustal see aktsia ikkagi tõuseb ja seal on kõrge short flow, ehk põhimõtteliselt kõik need, kes short isid, on kahjumis ja kahjum aina suureneb ja neil võib tekkida selline nagu initsiatiiv ikkagi väljuda oma aktsiatest, siis siin on suht tõenäoline, et see võib nagu tõus kiirendada umbes nagu siin, et siin ka aeglaselt hakkasime tõusma, aga siis tekkis kiirendus ja siis selline nagu plahvatus, kus selline short squeeze ka, short squeeze'i laadne liigutus toimub, et siin on see ka suht tõenäoline selline areng. Reddit, Reddit siin ka, põhimõtteliselt eelmine nädal ma mainisin, et ta siin teeb üsna head kõrgemat põhja ja
ta eelmine nädal ralliski vastu +3 mateeri. aga kahjuks ma ei saanud seda kaubelda, et mitte kõik sellised nagu kauplemisideed, mis sa näed, on võimalik kaubelda. Pühseks on tihti see, et ta ei annagi seda trigger'it, mida ma võtaks, et siin näiteks tunnisel graafikul oli vaja seda juba eelmine reede osta, et põhimõtteliselt siin, kui ta siin hakkas sellist nagu kõrgemat põhja tegema. aga noh, mina ootasin esmaspäevani ja esmaspäeval on näha, et ta juba käppas, läks liiga kõrgele siin vastu +3 mateeria, kus ma tavaliselt juba kasumit tahaks võtta, mitte siseneda ja siis põhimõtteliselt see kogu liikumine toimus juba ilma minuta. Redditis on ka meil kõrge short float 17% ja kuna ta näitas ka tugevust, et siin ma jälgin järgmist korrektsiooni, et siin hakkavad libisevad keskmised tulema, järgmine korrektsioon libiseva keskmise juurde, kõrgema põhja formeerimine on minu jaoks siis see pattern, mis ma siin jälgin. SMCI näitas ennast ka suht hästi eelmine nädal, siin on ka üsna kõrge short float ja ta üsna hästi hoiab siin 220 päevast libisevaid keskmiseid, et hakkas siin ka taastuma, et nüüd ma ootan siin rallit vastu +3 mateeria päevasel graafikul ja tunnisel siin ma ka juba isegi võtsin positsiooni. et siin meil oli selline üks põhi, siis kõrgem põhi ja siin oli ka kõrgem põhi, et mina võtsin positsiooni, kui ma ei eksi, kuskil siin. Ja siin tegelikult reedel ta ka hüppas vastu +3 mateeria juba tunnisel graafikul, ma sain juba sellest positsioonist 1/3 välja võetud ja stopp on hetkel siis break-even'is. aga reedel enne sulgemist ta ka tegelikult andis siin ka järgmist sellist nagu ostu kõrgema põhja, sõltumata nõrgenevast turust, mis oli ka selline positiivne areng. Järgmine meil on Nutanix. Jälgin seda kõigepealt siis nädalasest graafikust. et siin ta on meil tõusvas trendis ja siin on olnud korrektsioon 22 nädalase libiseva keskmise juurde, et see on see koht, kus võib järgmine kõrgem põhja formeeruda. et seda ma siin jälgin ja päevasel graafikul siin on üsna hea selline nagu tase, toetustase võib öelda, et ta testis seda korra ja praegu siin testib uuesti, et kui see peab vastu, kui ta hakkab siit tõusma 22 päevast libisevast keskmisest kõrgemale, et siin oleks üsna hea selline ostukoht minu jaoks, et ma jälgin siis Nutanixi selle pilguga. ja järgmine Dropbox, ka üsna tugev oli eelmine nädal, et siin ta ka testib, me näeme seda tsooni libisevaid keskmiseid, eelmine nädal testis 200 päevast libisevat keskmist ja hakkas ilusti taastuma, et siin põhi, kõrgem põhi ja ma jälgin, et kui ta läheb siin 22 päevast libisevast keskmist kõrgemale, et siis võib teha ralli vastu +3 mateeria. siin võib juba tunnisel graafikul ka jälgida. Tegelikult ka jällegi reedel, et ma ka imestasin, et mõned aktsiad reedel enne sulgemist suht tugevasti rallisid ja andsid ostusignaali. muidugi selle Iraani eskalatsiooniga ma pigem nagu ei julgenud võtta positsioonit, et mõtlesin, ootan esmaspäevini. ja jah, me näeme, et siin põhi, kõrgem põhi, siin veel üks kõrgem põhi, tegelikult juba selline sisenemis on olemas, aga no võib vaadata, et kui ta reedesest sulgemist kõrgemale läheb, see on üks variant või siis läheb, jätab kõrgema põhja, et see on siis ka veel üks selline nagu short imisvõimalus. ja järgmine on Tesla. et Teslat ma ka vaatan sellise nagu ostukandidaadina, et siin oli ka, täna nägin palju uudiseid, et Tesla iseseisvate taksode kohta juba, millest me oleme ka varem juba palju rääkinud. aga Tesla meil on endiselt põhja nädalasel graafikul 200 nädalase libiseva keskmise juures ja nüüd on näha, et siin selline kõrgem põhja lausa formeerus, et kas ta võib proovida uuesti siin vastu +3 mateeri nädalasel rallida. ja päevasel graafikul siin ma ka põhimõtteliselt jälgisin, kuidas ta siin testis 200 päevast, võlts läbimurre põhja ja siin justkui teeb sellist esimest kõrgemat põhja ka, selline nagu kolmnurga konsolidatsioon võib välja tuua. ja siin on suht tõenäoline, et ta murrab läbi ja rallib vastu +3 mateeri päevasel graafikul. et siin
põhimõtteliselt võibki vaadata, et siin võib öelda selline nagu kolmnurk, kui ta murrab sellest kõrgemale, kõige lihtsam strateegia, et siin lihtsalt ostagi siis selle kohe. Mul oli juba positsioon natukene varem võetud, et põhimõtteliselt ma vaatasin, et siin oli põhi, siin oli kõrgem põhi, et ma juba siin võtsin pika positsiooni ja stopp mul on hetkel siis siin tasemel. Ja viimane aktsia, see on siis selge shortimiskandidaat, UNH, United Healthcare Group. Me siin vaatasime, kui tugev põrge siin tekib, et ta läks siin väga palju väljaspoolt -3 ja oli oodata sellist tehnilist põrge. Noh, me näeme, ma ootasin, et ta võib olla tugev, +1 arteeriini 50-päevase libiseva keskmise juurde, aga me näeme, et siin tugevust üldse ei olnud, näitab meile, et suurt nõudlust ei olnud, et natukene põrgas ja 22-päevase libiseva keskmise juures hakkas juba formeeruma madalamat tippu. Ja nüüd siin on suht tõenäoline, et siit tuleb uus langus ja neile, kes ostsid siin põhja, et neile kingituseks tuleb ka teine põhi, võib-olla läheme veelgi madalamale. Et jah, see, et siin ei olnud nagu tugevat põrget, näitab meil ka sellist nagu nõrkust selles aktsias, et ma siin proovisin ka kaubelda, kauplejana sain küll kaks sellist nagu väikset treidi tehtud, aga seal ei saanud nagu mingit suurt kasumit, väga nõrgad põrged ka olid, et see ka annab sellist nagu vihjet, et seal tugevat ostlemist veel ei ole ja sellise madalama tipu formeerumisega pigem siin toimub järgmine langus ja võib-olla siin divergentsidega või järgmine kõrgem põhi, et ühesõnaga, nagu ma mainisin, kui me vaatasime seda ettevõtet ka fundamentaalselt üle, nii kaua, kuni siin esimest kõrgemat põhja nädalasel päevasel graafikul ei teki, siit on nagu vara võib-olla investeerida, siis võime saada ka madalama hinna, nüüd ma tegelikult jälgin, et nüüd jälgin seda nagu shortimiskandidaadina. Põhimõtteliselt siis tunnisel graafikul tahaks näha mingit põrget vastu libisevat keskmist madalamat tippu ja see oleks siis minu lühikeseks müümise trigger. Et sellised siis kauplemisidee selleks nädalaks. Nüüd vaatame, kuidas see nädal hakkab siis meil arenema. Nii, kes on liitunud mu tasulise kanaliga, et siis kui jaanipäev läbi kolmapäeval kohtume teiega siis live stream'il, et siis vaatame, kuidas siis turg hakkab arenema see nädal. Ja muidu soovin teile edukat kauplemisnädalat, kõike head jaanipäeva pidutsemist, et meil on, tundub, et nagu tavaliselt vihma hakkab sajama, traditsiooniline jaanipäev tuleb selles mõttes. Aga jah, loodetavasti tuju on ikkagi kõigil hea ja saate hea nädala ka aktsiaturul. Ja kohtume juba järgmisel esmaspäeval. Kõike head!